No tere jälle siis. Alustame uut osa garaažist. Ilm on kole, rõve. Väga, siukesed külmemapoolsem ka, mingi 16 või äkki oli 18 kraadi õues. Aga vihmane. Või siuke sombune ilm. Midagi siin head ei ole. Et oleme garaažis siin. Siin on väga vähe ruumi. Palju meil siin rattaid on? 4 siin ja 3 on sinna ka mahutanud veel. Et ühe mahuks siia vahele ka veel, aga las ta olla. Räägime siis sellest. See tuli nüüd siia. Ma hakkan seda tegema. Ma natuke liigutasin ette poole, sest et mulle tuli mootor ka. Siis oli mootor vaja siia saada. Aga siin nüüd siis hakkame seda esipidurit vaatama. Et siin see natuke... tegelikult on siin väga väike lõtk ikka sees, et aga tahab paremaks saada, aga ma arvan, et sellest enam paremaks ei saa, aga paneme siia uue raami külge siis. Raam on olemas, et nüüd ongi see, et vaadata vaja, mis me teeme selle raamiga. Et kas siis, ma võtan selle laua peale lahti ja siis ma saan näidata ka, kui palju need kinnituskohad siis kõrgemad on. Et jah, ja siis proovin, eks ma lihvin ära laua peal siis kuidagi lühemaks ja siis sellega ega rohkem midagi olegi. Paneme silikooni täis, piduri silikoni mul kuskil siin Eestis kaasa võetud Pardali piduri silikon. Et sellega viskame liugurid täis ja siis saab juba paremaks. Et siis on sellega hea. Sellel teeme siis esiamordid ära. Esiamordid, need on siin. Siin all on uus premium chain kit. Ma nüüd ei mäleta, kelle kett siin sees on. Nad pakuvad erinevaid kitte. Kas ma võtsin Tiidi keti ikkagi võtsin ja Joit Sprocketite kiti. On siin üldse olemas. On mõlemad Sprocketid olemas. Või hammasrattad siis eesti keeles õigesti. Ja siis klient Hondale tõi juba ka ära see VFR 750 R-ile, VFR 750 F äkki oli. Paneb JT keti. Ma ei ole ise JT keti kasutanud, nad on tunduvalt odavamad. Ma ei tea, kuidas nende kvaliteet on. Et kes on JT kette ka kasutanud, andke teada. Et tavaliselt ongi Tiidi ketid mul või siin kasutatakse ka EK Chaini. Et ma olen näinud ja müüakse. Et EK Chain on odavam, kui on Tiidi oma näiteks, aga kallim kui JT. Kui on JT-ga okei, siis ju võib täitsa kasutada neid. Ma arvan, midagi viga ei ole, sest et JT hammakad on küll väga head. Neid ma olen ainult kasutanud. Ja ega siin rohkem midagi siin ei olegi. Siis, mis veel? Mootor tuli. See on nüüd siis meie väikse Suzuki mootor. Küll on mul starteriga, see on vändaga, aga ülemine ots võiks olla sama, et siit saab võtta nookurid ja vajadusel nukka. Ma ei mäleta, kas nukka oli vaja. Kui ei saa, siis läheb müüki tagasi. Need mootorid liiguvad räigelt siin. Mina sain selle ruttu õigel ajal jaole ja ostsin talt ära selle. Ja siis, kui me juba tegelesime saatmisega, siis tal oli juba mitu huvilist, kes tahtsid võtta, aga ta andis mulle, ma tingisin alla ka ja andis mulle odavalt ära selle. Et taheti ka täishinnaga ruttu saada, isegi kui tal oli juba broneering peale pandud. Siis Kümko, sellega on nägemist selles mõttes, et siin läks keere üle. Ma timmisin siin asju, panin õhufiltri külge, sõitsin ringi. See on ikka, ta ei ole midagi head see ratas. Selles mõttes, et esiots on juba sõites niimoodi, et ma mõtlesin, et ma panen matsusele kohe. See niimoodi vibab ja teeb seal asju. Lenksu laager tundub okei ole, aga ma ei tea, peab vaatama mingi aeg. Et mis tal seal niimoodi vibas, et jube. Aga siin läks küünlal silindris siis keere täiesti üle, mida ma ei saa näidata. 2 korda võtsin küünalt välja, teisel korral enam sisse ei läinud. Nii et põhimõtteliselt jah, siia tuleb siis uus silindri või see remontkomplekt. Näitame küünalt. See on mul, mis see on nüüd? Jah, see iriidium küünal. See on ikka, ta ei ole isegi altpoolt värvi hakka muutma, ülealt see osa on natuke valgeks läinud, aga milline ta olla võiks, mingi suvaline küünal. Siuke kohvipruun või siuke pruunikas oleks täitsa hea.
siin näha, see on täiesti valge nagu, segu on nii paigast ära, et ma ei tea, kas siin on tüüse ka sellel vahetatud või midagi. Või on kuskil, no õhulekkeid nagu enam ei tohiks olla, aga saab vaadata. Eks ma võtan karpa lahti ja vaatan, äkki suuremat tüüsi panna. Väga imelik on selle rattaga. Selles mõttes, et nüüd ei saa nagu õhku peale või tähendab õhku saab liiga palju peale või ei saa kütust peale. Et ma ei tea, peabki vaatama. Sumps on ka mingi lõpu ots on siis ära vahetatud otse toru peale, et tal ei ole seda back pressure'it nii palju. Kas tal peaks seda vastusuuret olema? Kahetaktilistel on see summuti kujundus nagu tähtsam kui neljataktilistele. Seda ma nii täpselt ei tea. No kahetaktilistel summuti muudab väga palju, aga kas ka neljataktilistel? Seda võib jälle keegi öelda, et targem siin. Ma ei ole nii palju uurinud. Ma arvan, et ta võiks muuta, et sealt lõpupütist ei tule siis vastu suuret nii palju ja äkki ei teki seda vaakumit siis, et imeda piisalt kütet peale. Ma ei tea seda asja nüüd. Et vaatame. Tüüsidega saab ka kütust juurde anda ja siis saaks segu nagu paika, loodetavasti. Et see on praegu plaan, kui ma nüüd selle küünla uuesti paikasen. Siis ega rohkem midagi huvitad praegu olegi. Hakkan CBR-iga tegelema. Keegi ütles, et ma võtaks need potsikud siit alla. Aga ma olen siin harjunud käima juba, et ma astun mööda ja pea käib juba niimoodi. Mul ei ole neid kuskile panna, mul on nii vähe ruumi siin. Mul on suuremat ruumi vaja nüüd. Mul on nagu täiesti täis see. Et kui see CBR tehtud saab, siis mul tuleb siia, ma arvatavasti kutsun ühe Rieiu Tango 125, et tal on ka vaja siduri-piduri trosside reguleerimist siis. Ja mingi asi oli veel. Keti pingutamine ka, nii et kett siis regullida. Põhimõtteliselt sükst lambid tööd, et teeb selle ka veel ruttu ära. Nii kaua, kui ma siin Kümpkole ootan seda komplekti, et teha siis see keere korda. Eks sellega ole näha. Klient ütles, et ma ütlesin talle, et silindri pea maha, et siis saab nagu kindlalt silindri seest, või siis saab kindlalt hästi tehtud selle töö. Või siis teeme silindri pea küljes. Ta ütles, et talle maksis nagu ikka. Ratas on nii odav, et riskime ja teeme siis küljes. Nii et vaatame. Eks ma kuidagi panen mingit kreemi täis selle keermestaja ja vaatame, palju saab seda kätte sealt. Ja eks ma äkki proovin, äkki mingi salfaka tüki, siis panen sinna veel ette ka, et kukuks sinna salfaka vastu ja proovib pärast niimoodi. Ja kuidagi mingi, kas siis tolmuimele või kuidagi mingi ots panna, et imeda seda metallipurused välja, mis sinna sisse jääb. Et jah, ma ütlesin, et ma garantiidi enne selle eest. Et see on natuke riskantne töö, et kui sinna mingid suuri tükki, nüüd alumiiniumtükki jääb. Aga vaatame. Eks näis. Homme peaks jõudma neljapäeval, siis homme homme saab kätte, siis vaatab. Aga ega midagi. Ma hakkan praegu Hondat tegema ja vahepeal äkki filmin. Võib-olla ei filmi. Võib-olla räägin, mis sai. Töötame. No nii, ma tegin ära selle Honda CBR-i, see läks juba ära. Ma ei viitsin teile õhtul filmida, sest ma hakkasin kohe tegema ka XD-d edasi. Ma tegin siin amordihoolduse tegin ära, et nüüd on uued tihendid, õlid, laud on täiesti õli täis ja mäkerd, ma ei viitsin teile õhtul enam siin koristama hakata, et jah, peab hakkama õli juurde ostma, 10 või 5 liitrit 10 veed on juba, hakkab täitsa otsa saama, ega siin on 1,5 liitrit on järgi, et üks amordihooldus põhimõtteliselt ja ongi otsas. Nii, oleneb rattast loomulikult, et palju osad võtavad vähe õli, aga siia läks 640 milli ühte, nii et arvutage ise 1280 milli, üle liitri. Vot, vist arvutasin õigesti, loodetavasti. Siis põhimõtteliselt selle Hondaga oli niimoodi, et ma seal lihvisin ja siis ma panin külge ja siis ta ikka ei istunud seal, siis ma nägin, kui ma polti kinni keerasin, siis ta tõmbas seda ühte kuskilt pingesse ja siis ma lihvisin veel ja siis sain ta istuma, siis enam kui raam ainult külge panna, siis vastu ei käinud, siis panin kõik pidurid kokku,
siis vajutasin piduri peale, et klotsid oleks vastu, siis oli jälle ratas kinni. Seda, noh, algul oligi see teema, et raam ise ei istunud. Aga siis ma lihvisin veel, et oligi kui terve, ma pidin seda 100 korda maha võtma, sest et ma panin külge, vajutasin pidurid vastu äärt või vastu ketast ja siis vaatasin, kas ratas ring käib. Siis ei käinud ja siis nägin, et kui ühe poldi ülemise lahti teha, siis tõmbas pinge maha ja sai kohe, hakkas asi liikuma. Ja siis ma lihvisin veel seda alumist lühemaks ja lõpuks sai enam-vähem käima. Kerge pinge oli peal ja ma ütlesin ka talle, et vaata, jälgi, et äkki ongi see, et noh, ma ei saa ju, nad ei ole mõlemad sama kõrgused ja ma lihvisin, mis ma lihvisin, aga jah, nii heaks ei saanud ja kergelt käib siis klots vastu. Et eks ta natuke võib-olla jääb viltu, kuidagi pidurdab klotsid vastu viltu ja siis ma ütlesin, vaata, jälgi, et praegu ratas käis selles mõttes ringi, aga on tunda, et on natukene survet peal, ehk ta ei ole kõige parem. See tähendab siis seda, et ma ütlesin talle, et jälgi, vaata, et äkki klots natuke kulub ära endal õigesse asendisse, siis on korras. Ja et praegu ta on, noh, kuna klots jääb vastu, siis ma ei saanud aru, kas ta liigub või ei liigu see, noh, terve see support siis, väike lõtk peab sees olema, nagu ka kommentaarides öeldi, et muidu ta jääb kinni. Et ta jälgib, ütlesin talle, et hoiaks pilku peal ja kui ei lähe heaks, siis paneme vana raami tagasi, ei ole midagi teha. Sest imelik jah, et tuli siuke kõve või noh, nagu vales mõõdus raam oleks olnud. Kuigi tootekoodi järgi originaaljupp, ei tea. Nii, mis veel? Ega rohkem ei olegi praegu. Võtsin täna selle pea maha, tegelikult ta mul vist lahti siin veel. Vist. Mõni, jah, ta on lahti. Et siin on, see on ilus, noh, mingi jälg on peal, aga ta on täiesti sile ja samamoodi on need on ikka kumerad, ei ole ära kulutanud, et ja tunduvad täpselt samad, et siis tundub, et siit saab nookurid ja vajutusel nuka, ma ei mäleta vist, kas nuka on vaja mitte, et sellega on hea, siit saab asjad, ma vist ütlesin, see on jah, ma ütlesin, et see on ilma starterite variant. Kas ta töötab? Ei tea, võiks töötada. Kõik pidi nagu olema, surveid ja asju pidi olema, aga seda ma testida ei saa, sest et ma pean ostma teised Suzuki DR-i siis endale, siis ma testin. Vaatame. Kunagi võiks võtta ühe juurde, mis seal siis ära ei ole. Nii, ja ega rohkem ei olegi. Täna pidi jõudma siia remontkomplekt Amazonist. Ei jõua. Sest et Correosega see tuleb ja Correos on, ütleme, noh, ma arvan, et äkki ta on nagu Eesti post, ma ei tea, kas ta on üleriigiline või mitte, aga postkontor siin on, kus sa saad oma postid asjad kätte, ütleme nii, et on nagu Omniva siis. Ja see on kella 2 lahti, nii et palju õnne, täiesti mõttetu, ma ei saa aru, miks Amazon saadab mulle Correosega pakke. Neil on oma autot, tooge nagu normaalselt mulle kohale see. Lootsin, ma saan tänased tegema hakata, oleks nagu idekas, aga läheb nii nagu läheb, ei saa. Ja rohkem ei olegi mul midagi hullu. Et homme äkki saab kätte selle ja see Correosega on see loll, et nad toovad selle mulle postkasti ei mahu see tööriist ära. Nad ei helista ka minu meelest, pole helistanud, siis tulebki lihtsalt see, et ma ei saanud sulle kohal tuua. Ma pean ikka koha peale jalutama. Õnneks on siin samas lasteaia taga kohe, kõik on siin jalutuskäigu kaugusel, aga ikkagi mõtetu. Nad võiks selle sinna, siin on üks kiosk on kella 10 lahti või midagi, sealt saab ka, see on nagu pakipunkt, on see kiosk, sinna kõik pakid lähed sinna, kui midagi ei saa, et on jumal hea, lähed küsid selle kassiirilt seal ja annab sulle. Siis on hästi. Nii, aga rohkem ei ole midagi, natuke on tegelikult. Husqvarnal hakkame rehvi vahetama, rehv on kohal, siis kuskil on ka, kus ma panin need asjad, siin on talle siserehv või lohv ja siin on siis sidur, eelmine kord sai vale sidur tellitud, nüüd tuli õige, siis vahetame selle ära, mul on siin rehvi vahetuseks olemas Rabaconda
Street Tire Changer, et teeme selle ära, kunagi esimest korda proovime. Mul mingi kuu aega või 2 siin seisnud, pole jõudnud veel. Pean Hondal ka tegelikult tegema, sest Honda ref vajub tühjaks siin ajaga. Ma ei tea, mis sellega toimub, et vaatab, võtab ratta alt, vaatab, kas mullitab kuskilt või lihtsalt äkki ventiil on halvaks läinud. Et vaatame, aga praegu puhastan laua kõige esimesena ära, et laud oleks ilus puhas. Pumpan esiotsa läbi, et kõik oleks siin vajuks paik ära. Paneme esiotsa kokku ja siis ma teen siin ketitööd ära. Et ja siis ma saan Eestist need, ma unustasin talle öelda, et klient andis teada ja Eestis pakuti mul alumiiniumist neid siis, et komplekti saab. Muidu Hispaanias üks pakub ka ühte ainult, aga ja samasugust, aga teise selle jalapeegiga või jalatoega siis. Et saab siis mõlemad samasugused ja kohe, või laseb Eestis saata. Ja mis veel? Ega rohkem millegi. Kettvahetusse ja siis teeme selle keerulise õlivahetuse siin ära. Ja siin on tegelikult jahutussüsteem ka vaja jõhutada veel. Ja ongi niimoodi. Ruumi vähe, aga praegu on tegelikult jälle palju ruumi, sest üks ratas läks ära. Tegelikult peaks selle Rieiu kutsuma siia töösse. Võib-olla kirjutangi talle täna tosi. Aga ma hakkan tööle. Uus päev kätte jõudnud, mis ma tegin siin, vaatame kohe asjad üle siis. Siin on uus ketijooks küljes, peaaegu kett, või tagaratas on vaja joondada ja eest on vaja mingi 120 Newtonit kinni tõmmata. Siis on sellega hästi, mis veel. Siis, siin on asi nii kaugel, et siin on siis keermestatud uus väga kaunis suurem auk, kus läheb siis helikolli moodi asi sisse. Ma ei puhastan seda veel ära, sest et siit on näha siis, see ei ole kõige hullem, see on viimane keermestamine. Aga ikka seda korralikult pahna tuli siit ja kreemitsin ta kokku määrdega, panin salfakad ka põhja, et kohe näitan. Salfakad olid seal silindri sees, kolvi peal kohe ja siis need püüdsid megalt kokku kinni veel. Et 2 keermestamist ma tegin, see on esimene kord siin ja teine kord, siis ma imesin siit nii palju välja kui sai. Tegin siia veel niisuguse otsiku, midagi töötas, mitte kõige paremini, aga sai kätte ja ja siis teise otsaga lihtsalt selle laia otsaga surusin selle lihtsalt siia sisse ja tõmbas välja küll. Panen selle tagasi, nii. Ja mis veel? Siin on juba asjad kõik ära koristatud, eks nii rohkem polegi midagi. Ja siin on siis nüüd see küünal, millel on otsas siis see helikolli see. Ma ei hakka seda ära võtma, aga see läheb siia otsa ja niimoodi ta jääb siia. Pidin natuke lühemaks lihvima, sest see oli põhimõtteliselt nii kaugel, kui see elektroodi ots oli siin. On see elektrood siin otsas või on see sees? Eks mind targemad jälle parandavad. Igatahes, jah, ta oli liiga kõrgel ja jäi nagu, põhimõtteliselt oligi, kuidas ta oli? Natuke veel. Niimoodi, ta oli nagu jäi pessa sinna ja ma lihvis maha siis, sest et need, mis siin kaasas veel olid, need on lühemad. Liiga lühikesed. Et see ongi vist järgmine kõige pikem ja lähed ainult lühemaks. Kunagi peab lihtsalt neid juurde tellima, siis kui M10 on veel vaja teha. Kõige kallim komplekt oli M10 oma ja kõige raskem on saada neid. Et M14 asjad on palju kergem saada. Et ärge M10x1 keeret katki tehke küünlal, sest et see on kallis. Või ta ei ole nii kallis, aga see on raske saada ja neid ei ole nagu need M12 ja M14, neid on palju rohkem saada, neid oleks palju kiiremini kätte saanud ja kõik siuksed teemad. Ega midagi. Vaatasin endoskoobiga silindrist sisse, enam-vähem tundub puhas olevat, mingid megaväikseid tükke ma sealt kätte ei saa. Need alumiiniumi tükid põlevad siin ära ka, kui ei põle, siis on mootor kotis ja siis pole midagi. Aga ma arvan, et ma ei hakka midagi ütlema, sest ma ei sõnu ära. Ma tean, kui ma midagi ütlen, siis on kohe kõik.
et kohe varsti vaatame, mis veel. Ja siis täna tuleb veel, täna reede 8 ajal tuleb Rieiu ka siia, ta ei saanud päevaliselt tööle uut akut ei jõudnud talle, siis mingi aeg jõuab see ja nii kaua ma saan selle kümko siit eest ära ajada, siis teeme jälle ruumi ühe ratta jaoks. Vot, nii, paneme tööle selle ratta ja siis ma vaatan. Ma väga korraks panen tööle, ma siin haisutama ei taha hakata öösel enam, sest ta teeb rõvedat häält ja ta haiseb ka. Vot, davai, teeme tööd. Ja ongi käes laupäev, juba nädal läbi. Ma ei ole isegi viitsinud, või noh, jah, ma ei viitsi, ütleme nii, kõige õigem YouTube'is kommentaaridele vastata. Vastan kõigile nagunii ära, aga ma ootan seda õiget hetke, kus ma tunnen, et nüüd ma vastan. Ma loen kõiki kommentaare, aga vastamine võtab aega. See on kogu aeg niimoodi olnud, et ma loen läbi, aga ma ei viitsi lihtsalt moblas väga trükkida või ma ei tea. Ei ole seda tunnet alati, et nüüd vastaks. Aga kõik kommentaarid, mis te kirjutate, ma loen alati läbi ja need saavad ka lõpuks vastused. Lihtsalt lambi asi, mida ma ütlesin, sest et nädal läbi ja ma ei ole vastanud kommentaaridele. Mis on toimunud? Mitte midagi reilist. Pöörame teistpidi, äkki siis tuleb mingit mõtet. See on, ütleme nii, et päris hea. Nüüd läks tööle, kohe algul ei läinud, päris pikalt käiasin, siis võtsin küünla maha ja lasin käiata veel ja lasin suru õhku sisse ja pärast seda läks käima. Et äkki oli siis see, et klapi vahel oli natuke mingit sodi jäänud ja üks mingi klapp äkki ei sulgunud täielikult või siis oli lihtsalt kokkusattumus, ma ei tea. Igatahes ta läks käima, täiesti hästi töötab, mingit heli, midagi pole ja jah, sellega on nüüd korras ei ole, et ma sõitsin sellega veel täna timmisin. Panin ta siis tööle, eile ma ei teinud midagi öösel enam, aga, või mis öösel, ma ei mäleta, millal ma üldse tegin, vahet ei ole, eile ma ei filminudki vist. Igatahes, lamp, sain ta tööle korras, jah, see oligi eile, siis ma ei teinud rohkem midagi. Ja mis siis? Siis ma käisin täna sõitmas, puterdas ikka jamas natuke, siis mõtlesin, et võtan veel kõik asjad maha siin, puhastasin karpa ära, täiesti seal tüüsid puhastasin läbi kõik asjad, siis võtsin õhufiltri maha, kuna siin on väike auguk oli, liimisin kinni ja siin all oli veel kuskil, seda vist ei ole näha, mingid puuritud augud, panin need igaks üks kinni, et veel lisaõhku ei saaks ja siis siin õhufiltril on, siin on filter ja siis oli siin mingi metall, mingi sõela moodi asi või. See oli siin taga, aga ta vist käis ette, ma panin siia ette, et äkki see veel hoiab mingit õhku kinni siit. Ja nüüd, ütleme nii, et päris hea on. Käisin siin sõitmas mingi 3.-4. käiguga gaas põhjas, ei puterda, täiesti jumala okei. Kiirendab normaalselt, kõik asjad. Natuke oli madala, kui tahad ühtlase kiirusega sõita, väga gaasi anna, see alumine gaasi osa, siis sellega natuke oli sükest puterdamist, aga muidu kiirendab okeilt, täiesti normaalselt gaas põhjas, ei hakka pooma, ei hakka puterdama, kõik on selle poolest okei. Sõitsin garaaži, võtsin küünla maha, ta on ikka nii valge, et ta on kuidagi, segu on liiga lahja ja ma ei tea miks, sest et ma ei ole mingid õhulekkeid rohkem leidnud, ma olen siia breiki lasknud peale, et kas pöörete tõusevad, aga tundub nagu korras olevat, midagi siin niimoodi ilmselgelt ei muutu, kui seda breiki lasta. Ja nüüd ongi, ma mõtlen, äkki ma tellin endale ühe tüüsikomplekti, et kui ikkagi sumpsis asi ja mul ei ole sumpsi midagi ette visata, Raikol oli hea mõte, motoraikol, et toppida sumps kinni ja vaadata, äkki siis hakkab seda vastu survet tekitama, aga see läheb nii kuumaks, et mul ei ole sinna midagi panna. Et äkki ma tellin ikkagi tüüsikomplekti, praegu on 95 see tüüs sees, topin algul äkki 100 peale, vaata mis teeb ja siis äkki saab rikkamaks. Et las olla parem rikas kui lahja, sest et hakkab lõhkuma ju. Vot, ja mis veel? Seal on mul Orneti pidurikettad, mis ma Eestis kaasa võtsin, need nüüd läksid müügiks, 150 € esimesed ja tagumised või tagumine, et selle saab müüdud. Siin on ratas joondaetud ja on ka ära Newtoniga kinni pandud eest ja tagant. Ja siis on sellega ka peaaegu hea õli on vaja vahetada, seda ma teen siis, kui rohkem ruumi on.
Ja ma ootan siia nagunii veel ketikaitset, mis tuleb ja midagi ma tellisin veel. Numbri tule selle plastiku siia. Ja Eestist saan siis mõlema poole jalarauad. Need tulevad teistsugused alumiiniumist, ilusad, väga head. Need. Ja sinna DT-le jõudis siis. Seda juba nägite, et see jõudis, aga siin on vana, kus pasun käib siit siis ja siuke. Aga noh, panin selle siia külge ära ja mitte täielikult, lihtsalt ajutiselt. Aga täitsa töötab, kõik asjad funktsioneerivad, pasun töötab, suunad töötavad. Täiesti uus asi, ma ei tea, tehakse. Ja ongi kõik. Mul ei ole... Rieiu käis näitamas see Tango 125. Sellel on ka vaja... Ta mingid asjad sai tehtud, kett oli vist liiga lõdva, see tehti tal kuskil ära. Ja mis veel? Siduri tross vist, sidur oli täiesti reguleerimata. Et need tehti ära, aga nüüd on tal käib liiga kõrgelt ja no karpat on vaja timmida, et ta tuleb esmaspäeval siia, siis jätab ratta siia ja ma teen selle mingi hetk ära. Jah, ta on 7 aastat Inglismaal elanud, et ma sain inglise keeles temaga rääkida, selles mõttes on hea. Ja mingi aeg, nüüd on vaja siis õlut jooma minna, mida ma ei joo, aga saab äkki hakata keelt õppima siis vaikselt. Leiab inimesi, kellega kohalikke, kellega rääkida, siis on nagu hea, saab rohkem harjutada. Või on vist keelt õppida, ma õpin, aga kergem on siis, kui ma saan päriselt praktikas rääkida ka. Et jah, vot, praegu on hea. Rohkem mitte midagi huvitavat ei ole vist. Jah, korras. Lähme, panen video kokku, veel mitte. Mingi aeg teeb siis selle ka, võtab siit asjad maha, paneb sellele. Saaks selle ka kokku, aga noh, see on kauge tulevik. Et enne, mis mul siin teha on veel? See on vaja välja ajada, tööle panna ja vaadata, no ta töötab, aga lihtsalt vaadata, kõik tuled ei tööta nii nagu peaks. Ma näitangi ära, keegi kindlasti ei tea, sest et kellelgi ei ole siukest ratast, aga äkki ikka teab. Põhimõtteliselt panen süüte sisse, läheb neutraali tuli põlema, panen suuna sisse, millegi pärast, ma ei tea, kas siin on mingi massi probleem, ma ei ole, no jah, võib-olla vool on ka vähe, aga see on tööle hakanud. See ei töötanud ennem. Ju oli siis ikkagi nupupaneelis asi, sest et see oli katki. Aga ennem see ei vilkunud. Noh, aga nojah, need on hästi nagu, ta on hästi õrnalt, vilgub. Võiks nagu võits kõvemini. Siin läheb aega nüüd. Oot. Et vaatab äkki, kui tööle panna ja pasun töötab. Aga probleem on see, selles asendis, millest nüüd tööle panna, jah, ma kardan, et siin on see, et kui tööle panna, siis läheb tuled põlema. Sest et ma ei ole niimoodi testinud veel. Tagumine tuli läheb põlema, kui viimases astmesse keerata. See on vist see parkimisasend siis, kus läheb ees ka see tuli põlema. Park tuli. Ja siis lähevad ka siin sees need kellablokis põlema. Aga ma ei ole tulesid näinud reaalselt, kuidas need töötavad. Selles mõttes, et ma ei tea, peab vaatama. Võib-olla loll küsimus, aga jah, kuidas need töötavad siin? Ma ei ole aru saanud. Eks siis saab teada, kui ma lähen sellega õue ja panen tööle ja siis ma näen, mis töötab ja mis ei tööta. Et võib-olla suunad asjad hakkad ka paremini tööle siis. Ma ei tea. 6-voldine süsteem võib-olla ongi niisama nõrk. Ma ei ole 6-voldise süsteemiga niimoodi tulesid asju kontrollinud. 12 volti patakatega või akudega, siis ju kõik on annavad voolu normaalselt. Aga jah, vaatab, eks kunagi saab teha lähipäevil, mitte, sest et kümko on vaja siin vaadata, mis sellega saab, et rikkamaks saada. Noh, tüüsidega saab, oota, aga davai. Lähen tuppa, panen video kokku. Tšau siis. Ei, oota. Kuidas ma lõpetan? Davai, tšau siis.